võtad lantusepenni. Lantusepenn võib siis olla 28 päeva toatemperatuuril, aga kõik ülejäänud pennid hoia oma külmikus. Võtad selle otsast ära, siis siin sees on mul lantuse nõelad. Võtan selle rohelise pealt ära, siis ma panen ta lihtsalt otse peale, keeran, tõmban ära ja tõmban ka rohelise otsa ära. Ja siis siin vaatame, mitu ühikut on. Mina panen talle täna 2 ühikut. Kui see liiga palju, võid ka tagasi keerata. Vaata, et see siis seda lilla otsa ei puutu, sest muidu tuleb süstimine juba enne, kui õige süstimine käes. Kassi peaks siis süstima erinevatesse kohtadesse. Üks on tuli, siis 2 pool lülisammast. Et ära süsti lülisambu peale. Mina jagan lülisamba tavaliselt siis abaluupiirkond, siis keskosa ja tagapool. Lisaks võib veel süstida ka külgedesse. Paremal pool külge ja vasakul pool külge. Ja nagu ma ütlesin, tavaliselt ma märgin siis päevikusse üles, kuhu kohta ma kassi süstin, et ma ei süstiks pidevalt samasse kohta. Nii et mul on vähemalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kohta. Täna ma süstin siis teda turja. Väga oluline, kui sa süstid, on kätte saada siis selline rasvavolt. Et sa lihtsalt mingil juhul ei torka seda nõela kassi sisse, vaid enne sa pead kätte saama rasvavoldi. Võtame siis siit sellise rasvavoldi. Tegelikult ei pea, aga on hea, kui sa teed, on alguses algaja jaoks hea, kui sa teed selle naha niimoodi paljaks. Ja sa vaatad, sul on rasv käes, sul ei ole mingit lihast. Ja siis sa paned selle nõela otse sinna sisse ja süstid. Ja siis umbes 10 sekundit hoiad. Loed näiteks 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Võtad välja ja ongi tehtud. Ja kui kass on edukalt süsti ära saanud, siis võid anda talle maiustust. Maiustus võib olla ka midagi mitte nii kasulikku, aga peamine, et ta tunneb, et see on hea ja et ta on olnud hea kass. Nii, ja kui sa oled ära süstinud, siis ära enam seda rohelist otsa peale pane. Pane kork peale ja keera see lihtsalt maha. Paned selle peale ja paned tagasi kappi ja need viskad ära. Ja ongi tehtud.